Tuntud väljend on tegu ja on tagajärg kõlab justkui iseenesestmõistetava tõena. Ometi jääb selles väites midagi olulist puudu. Tegu ja üks tagajärg. Nagu oleks elus iga tegevuse järel vaid üks selge ja ühemõtteline tulemus. Tegelikkus on aga palju kihilisem. Igal teol ei ole mitte lihtsalt üks tagajärg, vaid palju tagajärgi ja need ilmnevad erineval ajal. Üks suur ja tihti tähelepanuta jääv tõde on see. Igal teol on nii lühiajalised kui ka pikaajalised tagajärjed ja need ei ole sugugi alati samas suunas liikuvad. Sageli on hoopis nii, et kui mingi tegevuse lühiajaline tagajärg tundub meeldiv ja mugav, siis pikaajaliselt osutub see hoopis kahjulikuks. Mõtleme korraks lihtsale näitele nagu magusate saiakeste söömine. Lühiajaliselt annab see naudingut, maitseb hästi, tõstab tuju ja võib-olla leevendab isegi stressi. Kuid kui see muutub harjumuseks, siis pikaajaline tagajärg võib olla ülekaal, väsimus, terviseprobleemid. Sama kehtib ka näiteks edasilükkamise kohta. Hetkes on meeldiv puhata ja mitte vastutust võtta, aga ajapikku kuhjuvad tegemata asjad, kasvab pinge ja halveneb eneseusk. Teisalt, kui mingi tegevuse lühiajaline tagajärg on ebamugav või nõuab pingutust, siis võib pikaajaline tulemus olla vägagi hea. Mõelgem kas või sportimisele. Esialgu on raske, keha valutab, aega tuleb leida, motivatsiooni napib. Aga kui see tegevus muutub järjepidevaks, siis tulemuseks on tugevam tervis, rohkem energiat, selgem meel ja tihti ka suurem rahulolu eluga. Sama kehtib ka õppimise, ausa tagasiside andmise, varajase tõusmise või mõne sõltuvuse seljatamise kohta. Alguses on raske, hiljem vabastav. Elu on täis valikuid, kus tuleb otsustada, kas valida hetkenauding või tuleviku kasu. Ja kuigi ei saa öelda, et see suhe on alati pöördvõrdeline, on see üllatavalt sageli nii. Lühiajaline kergus võib peita pikaajalist raskust ja vastupidi. Lühiajaline vaev valmistab ette pikemat headust. Seepärast võiks lause on tegu ja on tagajärg kõlada hoopis nii. On tegu ja on tagajärjed. Mitmuses, sest elu ei anna meile ainult üht tulemust, vaid terve rea. Mõned ilmnevad kohe, mõned alles aastate pärast. Tarkus on osata näha kaugemale ja teha valikuid, mis ei toida ainult praegust hetke, vaid loovad headust ja tasakaalu ka tulevikku. Aitäh ja peatse kuulmiseni!